elas kord sepp. Ta oli nii hea puussepp, et polnud teist sellist müürseppa, kes oleks nii hästi oma ametit osanud kui see pottsepp. No oli temale sosssepp. Ükskord hakkas see sosssepp maja ehitama. Ei saanud hakkama. Kutsus teised sepad appi. Müürid ladus kingsepp, seinad raius pütsepp, ukse meisterdas sadulsepp, aknad pani ette plekissepp, ahju tegi kellassepp, pliidi müüris kullassepp. Aga katuse jaoks päris seppa ei leidunudki. Katuse pani peale rätsepp. No tuli sellest alles maja. Elas kord tainapea, kellel oli hirmus pisike pea, nii et sinna midagi sisse ei mahtunud. Ta oli õige nõutu ja küsis tihtipeale teiste käest nõu, mida sihukese peaga küll elus peale peaks hakkama. Nii juhtus ta korra peale ka puu peale ja hakkas aga jälle oma peaveaga peale. Mida peab ometi sihukese pisikese peaga tegema? Ükski maailma asi ei mahu mulle pähe, kurtis ta. Ega minulgi parem pea pole, ütles puupea. Minu pea on nii kõva, et kõliseb otsas ja mulle jälle ei lähe ükski maailma asi pähe. Kui puupeal ka kõva pea oli, siis süda oli tal pehme. Ta oleks kangesti tahtnud tainapeale head nõu anda. Puupea hakkas pead murdma, kuidas tainapea pead parandada. Mõtlemine oli puupeale teadagi raske töö. Võttis pea otsas suitsema. Tainapea vaatas keeletuna pealt, kuidas puupea ta silme all pikkamisi tuha peaks muutus. Puupea sai niiviisi küll oma kõvast peast lahti, aga tainapeale ei osanud ta sellest hoolimata õiget nõu anda. Tainapea sai päris vihaseks. Ole sa puupea või tuhapea, ühesugune loll pea oled sa ikka, karjus ta. Vihaga hakkas tainapea kerkima. Kerkis ja kerkis, paisus lõpuks nii suureks, et talle ikkagi kuskilt sobivat nõu ei leitud. Kõik nõud pigistasid. Ühes kohas oli palju täppe. Seal oli suur hulk täpiemasid ja kõigil neil oli palju täpilapsi. Ükski täpiema ei teadnud täpselt, missugused täpilapsed on tema omad, sest kõik täpilapsed olid täpi pealt ühtemoodi ja läksid kergesti segamini. Iga kord ei teadnud täpilapsed ka ise täpselt, kes on nende täpiema. Ka täpiemad olid ju täpi pealt ühte nägu. Kõige suurem segadus oli õhtuti. Vahel pimedaga juhtus isegi nii, et mõni täpiema pesi koos täpilastega ka mõne võõra täpiema puhtaks ja pani magama. Lõpuks läksid täpid täitsa segamini. Ükski täpp ei teadnud enam täpselt, kas ta on täpiema või täpilaps. Kilgil hakkas ahju taga palav. Ta keksis õue ja nägi seal kelku. Lähen kelguga kelgutama, kelkis kilk. Mina kilgiga ei kelguta, kilkas kelk. Mina aga kelgutan ikka kelguga, kelkis kilk edasi. Jäta oma kelkimine, kilk, keelas kelk. Jäta oma kelkamine, kelk, keelas kilk. Mina võin igatahes kilgata, aga eks sina kelguta ilma kelguta, pilkas kelk kilki. Kui tahan kelgutan kas või kelguta, aga sina ära kilka, keelas kilk kelku. Nii nad kemplesid. Kilk kelguga, kelk kilgiga. Kuni räästad hakkasid tilkuma ja ei saanudki lõpuks kelgutada ei kilk ega kelk. Metsa ääres aasal sõi lambakari rohtu. Tihnikus hiilis kuri hunt. Vahtis ja varitses lambaid, kuni kargas korraga karja sekka. Ohkunud lambad tormasid robinal kodu poole. Üks lammas aga ehmatas pea nii segamini, et kihutas hoopis metsa. Hunt hakkas teda taga ajama. Lepalind hüüdis lambale. Oh sina lambapea, keera ometi ümber, muidu jooksed kodust kaugemale. Lammas kuulis ja keeras. Keeras küll, aga ikka ei sattunud kodu poole. Nüüd tormas lammas hoopis raba suunas. Hunt jõudis talle iga sammuga ikka lähemale ja lähemale. Lepalind hüüdis jälle. Oh sina lambapea, keera ümber, sa lähed ju hoopis rappa. Lammas kuulis ja keeras.
keeras aga suure hirmuga koguni 2 korda ja nii kihutus ta endist viisi raba poole edasi. Hunt lõõtsutas tal juba lausa kannul. Lambapea, kisas Lepalend. Keera ometi 1 kord ots ümber. Lammas vaene hakkas jälle keerama. Keeras ja keeras, kuni keeras ennast sootuks tagurpidi. Polnud enam lammas, oli sammal. Nii põhjalikult oli keeranud. Hunt nuuskis mööda sammalt ringi, aga lambast polnud lõhnagi järel. Niiviisi pääses lammas kurja hundi käest. Ühel mehel ei olnud midagi, nii et ta pidi ajama läbi asjadega, mida ei olnud. Kui ta tahtis suppi, tuli tal süüa täiesti olematut suppi. Kui tahtis võileiba, pidi sööma võileiba, mida ei olnud olemas. Ja oma olematu ema sünnipäeval sõida olematu laua taga olematut kringlit olematute rosinatega ja jõi olematust tassist olematut kohvi. Külma ja rõske ilmaga heitis see mees magama sooja teki alla, mida samuti üldsegi olemas ei olnud. Sellest aga sai mees koleda köha. See oli nüüd ainus asi, mis oli tõeliselt olemas. Sest seda meest polnud ju ennastki olemas, kui ta sõi ja jõi ainult olematuid sööke ja jooke olematus toas ja magas olematus voodis ja elaski üldse olematus linnas. Nii et tõeliselt oli olemas ainult see kole köha, mille see mees külmas ja niiskes magamisest sai. Ja kuna polnud olemas meest, kes oleks köhinud, pidi köha ennast ise köhima, muidu poleks ju ka teda olemas olnud. Köha köhis koledat köha. Köhal oli köha. Kurb lugu küll. Elas kord väike jänesepoeg. Aga kui sulle linnud rohkem meeldivad, siis oli see hoopis vana suur öökull. Parajasti oli ilus soe suvi. Muidugi, kui sa just kangesti lund armastad, siis oli külm talv ja kõik kohad täis kõrgeid lumehangesid. Väike jänesepoeg armastas väga ristikheina. Kui ta hommikul ärkas, jooksis ta alati rõõmsalt hüppeldes aasale ristikheina sööma. Kui oli talv ja lumi, siis ta muidugi aasalt ristikheina ei leidnud, sest kõik oli lume all. Ja üldse, kui see oli öökull, siis ei armastanudki ta ristikheina, vaid talle maitsesid hoopis väikesed jänesepojad ja ta ei ärganud ka mitte hommikul, vaid õhtul, sest öökull näeb ainult öösel pimedas. Kui see öökull siis õhtul üles ärkas ja toitu otsima läks, pidi ta kuupaistel kaua mööda lumehangesid vudima, enne kui kuskilt ristikheina tuusti leidis. Ei, siis ju ikka ei olnudki öökull, vaid hoopis jänesepoeg, kes lõpuks leidis ühe kuivanud jänesetuusti, mis oli kuskilt saanilt maha pudenenud. Muidugi mitte jänesetuusti, vaid ristikheina tuusti. Ja oli hoopis suvi ja öökullil polnud kuiva tuusti vajagi, sest taas oli värsket mahlakat ristikheina täis ja öökull võis päev otsa seda nokkida, kui tahtis. Ikka mitte öökull, vaid jänesepoeg ja mitte nokkida, vaid süüa näpsida. Ja mitte päev otsa, vaid öö otsa. Ei, siis ta pidi ju ikka see suur öökull olema ja väikese jänesepoja kinni püüdma. See jutt hakkab küll segi minema. Kas ta oli ikka parem väike jänesepoeg ja mitte vana suur öökull, sest siis laskis ta selle kinni püütud jänesepoja jälle ilusasti lahti ja nad võisid kahekesi koos minna aasale ristikheina sööma. Oota, mitu jänesepoega meil siis nüüd lõpuks on? 1 või 2? Kord aastas igal esmaspäeval korraldas Udumäe kuningas suure ajujahi uduheeringate peale. Varases hommikuudus laskus ta oma uduste rüütlite saatel Udumäelt alla. Keset saginat ja vaidlusi paigutati uduajajad kohtadele ja udupasun andis märku jahi alguseks. Oi sa udujutt, kus see oli alles jaht? Üks udurüütel nägi läbi udu seda uduheeringat ja siis see Udumäe kuningas võttis püssi
ja see jooksis sinna ette ja see laskis ja see sai pihta ja see laskis ka ja sai ise ka pihta ja see sihtis ja laskis seda ja see ajas udu ja sellel läks silme eest uduseks ja see sai ka sellele pihta ja siis sai veel see pihta ja see ka ja see laskis ja sai ka pihta. Udusireenid huilgasid ja ümberringi oli üks ainus hall udu ja tohutu tohuvapohu. Lõpuks, kui suurem jagu udurüütleid juba otsa olid saanud, sai Udumäe kuningas ühe uduheeringa kätte. See oli roheline, rippus laes ja vilistas. Ilus udupilt oli. Oli ükskord laisk metsavaht. Ei ta viitsinud hästi metsas ringi vahtida. Parema meelega lesis päikese käes ja vahtis pilvi. Lõpuks lasti see metsavaht laiskuse pärast lahti. Nüüd oli mehel uut töökohta vaja. Aga muud kui metsavahtimise ametit ta ei osanud. Tükk aega otsis mees uut vahikohta, kuni tal viimaks vedas. Sai mere peale metsavahiks. Vahtis ja vahtis vaht merd. Tuli temast päris tubli merevaht. Aga laiskus ei lasknud teda siingi lahti. Varsti õppis ta laineharjadel lesima ja mõnusasti kiikuma. Mis vaht ta enam oligi? Oli niisama vaht. Lõpuks lõi tuul ta kaldale. Kogu rand sai valget vahtu täis. Juba mitu kuud uuris kuu-uurija kuud. Kuud tuli kuuvalgel uurida, sest muidu ju kuu ei paista. Ometi oli kuu-uurijal kuuvalge käes liiga pime. Mis teha? Kuu-uurija viis kuu tuppa. Tuli välja, et oli aprill. Ühes majas oli palju igasuguseid puid koos. Siin olid mesipuu ja lasipuu, toobripuu ja pesupuu, rangipuu ja riidepuu, elupuu, juudi jõulupuu ja puujalaga puuslik. Muud suurt õieti polnudki kui puud. See oli puu-uurija maja. Korra tuli puu-uurija jälle uurimisretkelt ja tõi kaasa uue puu. Jälle üks asjapuu juures ohkas puu-uurija naine südametäiega. See on väärt riistapuu, ütles puu-uurija. Katsu, kuidas kõliseb. Kõlises küll. Miks ta ei kõlisenud? See oli ju margapuu, puhtast vasest. Luu-uurija uuris vurriluid. Tal oli palju luuvurre ja ta tegi neid järjest juurde. Kui aga leidis kuskilt uue luu, muudkui puuris sellesse augud sisse, pani nööri läbi ja hakkas uut luuvurri vurritama ja vurrituure uurima. Uuris sabaluud ja abaluud, jalaluud ja kalaluud ja igasuguseid muid luid. Uuris isegi oma kalli küljeluutuurid läbi. Küll tema uuris ja puuris, et mis on kõige parem vurriluu. Ja tegigi luu-uurija lõpuks kindlaks, et lambaluu on parem kui hambaluu, et sealuu on parem kui pealuu, et linaluuvurr viriseb ja kooljaluuvurr vuriseb ja umbluuvurr ajab verist vahtu välja. Eks see ongi kõik kokku üks suur umbluu.